Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Eesti meedia tähelepanu endurole kasvas hüppeliselt lõppenud hooajal, kui esimese eestlasena liitus selle ala elukutseliste sarjaga Aigar Leok. Teeme tagasivaate enduro maailma meistrivõistlustele. Tänase saate peateema on kestvusmotocross, mis Eestimaal on liitnud nii spetsiaalselt selle ala harrastajad, mitmepäevasõitjad ehk enduromehed, teatud perioodil ka tavamotocrossi sõitjad, kes just ettevalmistusperioodil peavad 2 tunni pikkuseid maratone heaks treeninguks. Sama võib kindlasti öelda ka noorte kohta. Ja muidugi harrastajad, veteranid, kellel on antud hea võimalus panna oma võimeproovile poole lühemal 1 tunni pikkusel võidusõidul. Neilarattalised sõidulistad, quadreisterid ja ATV-d on omaette rajal 1,5 tundi. Millist kaalu omavad kestvuskrossid Eesti Motoföderatsiooni poolt vaadatuna? Eks need kestvussõitjad on ikka sellised kestvad poisid kõik ja kui täna vaatad siin seda osavõtjate nimekirja, kus meil on ju enduro MM-i mees Aigar siin pärast paari ringi juba juhib pikalt ja tema vend siis Martin Leok teisena ja Põldmad ja Engmanid ja Niko Pensus ise ja ega see tase on väga kõva. Enduro on praegu tõusuteel ja eks palju aitas kaasa kindlasti Aigari minek MM-i sarja, Eesti koondise osalemine Six Daysil, eks need kõik on pannud sellise oma väikse jälje ja vähe populariseerinud seda ala, mida siin Toivo Niko Pensus on aastaid nagu praktiliselt üksinda vedanud. Kui massi järgi vaadata, siis kestvusmotocrossi starti tardeb küll ilmselt rõõmu. Teeb küll jah, et siin eelmine etapp tundus, et hakkab vähemaks jääma, aga paikus oma suurte traditsioonidega ja sellise hea korraldusega tõmbas jälle väga suure massi kokku. Kas vaatad ka, kuidas järelkasv liigub siin? No eks mingil määral ikka, et eks ta järelkasvul on selline nagu üldfüüsilise ettevalmistuse eest võib-olla rohkem, et siin käivad sõitmas krossipoisid, et sellised kestvuskrossile spetsialiseerunud noori meil väga ei ole. Et võib-olla on tulemas nendest, kes siin praegu sõitmas käivad, sellised tulevased enduromehed, aga eks aeg näitab. Kestvuskrosside startijate arv on hooaja arendades jõudsalt kasvanud ja nii tuli sügisestel etappidel kasutada 2 stardilainet. Kõigepealt läksid rajale eliitklassi sõitjad, seejärel harrastajad, noored ning veteranid. Enne viimast etappi olid Eesti meistrid selgunud juba 3 klassis. Noorte arvestuses kuulus esikoht jõudsalt arenenud Priit Piinele. Kõige võimsamas E3 klassis oli kuldmedalimeheks Urmas Põldmaa. Sain oma Baltmeister tiitliga kätte, mida ma siin terve suvi käisin Lätis-Leedus jahtimas. Mul oli Einarsiga enam võrdsed punktid, kui oleks täna eesot, siis oleks nagu kõik läbi olnud. E2 klassis tuli meistriks väga mitmekülgne Martin Leok. Oskad sa kokku lugeda, väga palju need motoalasid on, mis sa üldse nüüd teinud oled? No ütleme, et see aasta hakata lugema. Algus oli Järda, siis oli talikross, siis oli korraks üks supermoto, siis tuli motocross, siis tuli kestvus, siis tuli enduro. Kuus alatõkku. Kuidas sa selle enduro peale üldse sattusid? No ütleme niimoodi, et aasta alguses on selle enduro plaani olemaski, et Aigarile vennale tehti selline pakkumine, et proovi endurot, et vaata, mis saab. Ja siis käis esimesel etapil ära, siis oli nii tuhi, sest ainult rääkiski 24-7 rääkiski, et enduro on nii äge, siis mõtlesin, mis seal ikka peab ka proovima.
Esimene muidugi oli Paikusele, kus oli muidugi, ma ei tea, 10-20 aasta kõige hullem enduro Eestis, aga ma olin hästi rahul, aga muidu haiget sain muidugi seal, aga ma olin väga rahul, et pikad päevad ja väsitab ikka vaimselt ja füüsiliselt ja ikka naljaasi pole tegelikult, aga hästi lahe. E1-klassis tuli Eesti meistriks ülikogenud Toivonen Kopensius. Stardil ei olnud viga midagi, aga siis siin nii kondisin vähe kive palju ja viskas mind ühe kurve peal pikali päris pikalt loisema, et siis mõtlesin vähe, et tuleb vaadata, et ilusti lõpuni saada, et oma meistritiitel kindlustada. Kõige suuremaks tähelepanu magnetiks oli nii kestvuskrossil kui endurol loomulikult Aigar Leok. Aigar, miks sa siia teise ritta oled koha võtnud? Ei ole ennem sõitnud neid kestvuskrossi, et eks esimesed mehed lähevad ikka eespool, küll ma vaikselt lähen. 2 tundi, et aega on sõita küll, jah? No jah, et eks see trenn mõttes on hea, ma arvan, et lihtsalt distants läbida ja tervelt kodu jõuda. Sul oma põhjahooaeg või enduro veel lõppenud ei ole? Ei ole, maailmaomad said küll läbi, kus ma lõpetasin 10. aga nüüd on viimane Itaalia etapp järgmine nädalavahetus, ma pean minema ja siis on kõik. Mis eesmärgi sellel Paikuse krotsil oled praegu võtnud? Lõpetada, jah, et peast lõpuni saaks ju tervelt, see on kõige tähtsam. Mulle ütleme ausalt öeldes metsavahed meeldivad praegu, et eks siin mu hakkabki tundub nii, et tulevik hakkab olema, aga ma naudin ja mulle meeldib. Selle hooaja põhieesmärk oli enduro maailmameistrivõistluse sari, mis algas aprillikuus Hispaanias ja lõppes alles oktoobris Prantsusmaal. Ühtekokku läbi terve suve oli kavas 8 etappi, nagu arvata võis, nõudis uualaga kohanemine aega, parimad tulemused, etapi 5. ja 6. koht tulid just sügisel. Esimesed 3 etappi oli väga raske, et otsus sai nii äkki tehtud ja otse kohe sinna mindud, et elasin üle esimesed 3, aga lõpupoole läks paremaks ja arengut oli näha, mistõttu ma kindlasti plaanin jätkata ka järgmisel aastal, et kui mul nimi ja ütleme kõik see uues seltskonnas on veel nii värske olla, et saada uusi tutvusi ja rohkem inimestega suhelda, et äkki mine tea, võib-olla jään pikemaks isegi, aga järgmine aasta kindlasti tahaks sõita. Sa olid 10. mees MM-sarjas. Milline see esi-10 on seal sinu ees? Omas klassis olin 10. ja, et ütleme väga kõva, et me lõpupoole sõitsin 5-7 oli minu koht. Et ütleme, seal oli reaalne, kui oleks kõik sujunud algusest peale, oleks reaalselt olnud võimalik olla 5-6 kokkuvõttes. Et esimesed 4 olid küll üle, kes on juba sõitnud aastaid endurosi ja maailmameistrid olnud, et neid on väga raske püüda. See TM-sikkel on see, millega võib tegusid teha? Mulle küll sobib, et kui ta ei sobiks, siis kindlasti vahetaks välja, aga mulle meeldib see tehas, mulle meeldivad need inimesed, kes seal töötavad, mul ülemused, kõik meil nagu perekond, et kindlasti ma tahan jääda siia. No see aasta sa olid, nagu öeldakse, kollanokk. Tuleval aastal oled sa juba kogemustega mees, mis see eesmärk võiks olla? Eesmärk on anda endast parima ja kindlasti tahaks ikka ükskord seal poodiumil ära olla mõni etapp, aga see saab kindlasti väga raske olema, aga kui kõik asjad sujuvad ja ütleme, talvetrenn võib-olla hästi läheb ja õnne on nii nädalavahetusel, kui kõik asjad klapivad kokku, et see on täitsa reaalne võimalus. Kestvusmotokrosside Eesti meistrivõistluste suvise sarja viimases etapis, mis toimus Haapsalus, tegime kokkuvõtte eelmises saates. Selgumata jäi seal aga ATVD Eesti karikavõistluste paremusjärjestus. Seda põhjustel, et viimane etapp Illuka maastikurajal oli veel sõitmata.
Ühtekokku kuulus Eesti karikavõistluste arvestusse 8 etappi ja kõige suurem koormus langes just hooaja teisele poolele. Teoks sai siis koguni 5 etappi, neist oktoobris toimus 3 võidusõitu. Juba kevadel sai selgeks, et absoluutvõidu peapretendentideks on ATV arvestuses tõenäoliselt Rainis Poll, Taavi Raadik ja Andres Timmusk. Kevadel sai 2 etapivõiduga edu sisse just Rainis Poll. Stabiilsem oli aga Andres Timmusk, kes ühele võidule lisas 12 kohta ja läks sügisesse liidrina. Septembris alustas aga taas väga rajult Rainis Poll, kes võttis koguni 3 etapivõitu järjest, millele Andres Timmusk vastas 2. ja 3. ning 6. kohaga. Teatud mõttes sai otsustavaks just eelviimane etapp Haapsalus. Eestlastele tegi seal veidi tuska lätlane Karlis Soika, kes viis ainsa etapivõidu Lätimaale. Andres Timmusk sai küll napi kaotuse, kuid et Rainis Pollil läks hoopis kehvemini, tabelisse tulid juurde vaid 8. koha punktid, siis jäi esikoha saatus ikkagi viimase illukal peetud võidusõidu otsustada. Poll alustas seda küll liidrina Alo Lindholmi ja Timmuski ees, kuid edaspidist sõitu dikteeris juba Timmusk, kes lõpuks sai etapivõidu 40 sekundise eduga Alo Lindholmi ees. Mõlemad mehed tegid 17 ringi ja olid ka kiirema ringi võrdluses sekundi pealt võrdsed. Rainis Poll sai rajal olla vaid 11 ringi ja sellega oli ka Eesti karikavõistluste lõppseis selge. Võitja Andres Timmusk 419 punkti, teine Rainis Poll 377 punkti. Vahe seega 42 punkti, olgu sealjuures öeldud, et etapivõidu hind oli 60 punkti, teine koht andis 53 ja kolmas 48 punkti. Jaanus Toomingal jäid küll 2 viimaselt etapilt punktid saamata, ometi tagasid varasemad 281 punkti talle 3. koha. Järgnesid Raimond Rauba, Alo Lindholm, Erik Reimets ja 7. Taavi Raadik, kelle hooaja segas jalaluumurd. Esikümnesse mahtusid ka 2 lätlast. Tänavune novembrikuu on auto- ja motospordile eriline. Aastal 1921 toimus Eesti esimene võidusõit autodele ja mootorratastele Tallinn-Rapla-Tallinn, milles osales 8 autot ja 2 mootorratast. Just seda sündmust loetaksegi Eesti auto- ja mootorrattaspordi sünniks. 90. aasta juubeli tähistamine on 5. novembril Estonia kontserdisaalis. Tänases kõik, mootorite maailmas kohtume Kanal 12 ekraanil taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head! Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.